ja tere tulemast miniveebinarile Kõnelevad kuldsuud. See grupp on nii tore, see avalik esinemine Anu Tähemaaga, grupp on loodud just harjutamiseks ja elu pakkus meile täna kena võimaluse harjutada, mis juhtub siis, kui lihtsalt ei saa omavahel ühendust. Ja kes on siin grupis uus, minu nimi on Anu Tähemaa, ma olen selle grupi loonud eelkõige selleks, et ma saaksin ise harjutada. Aga nüüd on siia kogunenud ligi 800 inimest ja mul on hea meel, et üsna mitmed neist proovivad pidevalt end katsetada, kuidas on võimalik mingites situatsioonides hakkama saada ja paremini hakkama saada. Ma olen esinemiskoolitaja, mentor ning inspiratsioonikõneleja ning ma säran laval ise ning aitan ka teistel mõjusamalt esile pääseda. Ja täna on meil üles astumas tänase päeva jooksul kaks kuldsuud. Kell nüüd 14.25 alustasime Anastasiaga ja kell 15.15 on tulemas eetrisse Margit Eerma. Tere tulemast, Anastasia! Tere, Annu. Kuidas Aitäh. sa tunned ennast pärast sellist löövat algust, kus me peame täiesti otsast peale alustama? Väga hästi, ma tahaks oma sõnumit edastada. kuna mina tunnen sind juba päris pikka aega, siis nende jaoks, kes sind veel ei tunne, siis palun räägi natukene endast. Minu nimi on Anastasia Kuldma, ma olen hambaarst ja ma olen hambaarst olnud rohkem kui 20 aastat. Ja suur osa minu vastuvõttudest on olnud seotud lastega, aga viimaseid aastaid ma pigem tegelen juhtimisega, ma olen ravijuht Tallinna Hambakliinikus ja ma annan oma kolleegidele oma kogemust kliiniku seest, aga ma tahaks seda jagada ka siis kliiniku väliselt. Ja täna on sul selleks suur võimalus ja veel suurem võimalus on ootamas ees. Räägi meile, millisele lavale sa varsti astud. Järgmine nädalavahetus on Tartus traditsioonilised Eesti hambaarstide päevad, mis on toimumas nüüd 30. korda, meil tuleb suur juubel ja mina siis lähengi lavale esimest korda just hambaarsti rollis, ma olen seal käinud teistes rollides, küll moderaator, küll oma mingi su terviseprofülaktika jutuga, aga nüüd ma räägin enda hambaarsti kogemusest, ma olen väga närvis. Ja ma tahaks, et mu sõnum jõuaks hambaarstideni, et see, mida ma oskan, nad saaksid kasutada sisuliselt esmaspäev, 31. august juba kabinetis ja nende elu muutub veidi lihtsamaks. Oo, nii tore, räägi mulle, kui mina olin mingi esimene klass, niisugune juntsu, kes läks kooli, siis kõik oli väga-väga tore, aga järsku ilmus ukse nurka üks niisugune valges kitlis naine ja see oli hambaarst ja see oli aasta kõige hirmsam sündmus. Kuidas sinul tuli pähe üldse hakata hambaarstiks? Tead, ma täiesti kogemata komistasin, et ma lõpetasin kooli, ma ei teadnud, mida ma hakkan tegema, kuhu kooli ma lähen õppima ja ei sobinud mulle üks ega teine ja ma mõtlesin, hambaravi, siuksed väiksed mingid vidinad, mina oskan kätega tööd teha, oskan, ma ei tea, koon ja heegeldan ja vajadusel voolin plastiliinist, proovin sinna. Ja saigi minust hambaarst, mul ei ole peres ühtegi arsti, aga näed, õnnestus. Nii tore, et sa sellele alale kogemata sattusid, sellepärast et ma tean, et sinu patsientide hulgas on hästi palju lapsi, kes on olnud õnnelikud sinuga koos olles ja kindlasti on õnnelikud ka väga paljud vanemad. Mina vanemana tean, et lapse hambaarstile saamine ei olnud kõige lihtsam ja ju ma siis võib-olla ei teinud ka kõige õigemaid samme. Mis sa meile täna räägid? Ma proovingi niimoodi pakendatuna anda edasi minu hambaarsti kogemus sellest, kuidas ma ootaks ja loodaks, et lapsevanem kodus siis last valmistab ette ja võib-olla isegi rohkem, kuidas lapsevanem iseennast valmistab ette, sest see on tegelikult asja tera. See on kõige tähtsam, kuidas lapsevanem ise tajub, kuhu ta läheb, miks ta koos oma lapsega sinna kabinetti satub ja mis seal toimuma hakkab ja mis pärast hakkab kodus toimuma. See on väga oluline.
see on suurepärane ja kõik teie, kes te olete tulnud meid täna laivi vaatama ja need, kes pärast vaatavad, kindlasti kirjutage neid küsimusi, sest minule jõuavad nad siia Zoomi ja siis saan mina Anastasia käest küsida. Diana, aitäh sulle, et sa selle tehnilise asja lahendasid ja aitäh, et sa meile edastad need küsimused. Ja kui kellelgi ka veel hiljem tuleb küsimusi, siis saab kindlasti panna sinnasamasse avalik esinemine Anu Tähemaga gruppi alla neid küsimusi ning Diana ja Anastasia ja mina hoiame silma peal, et siis need küsimused saaksid ka vastused, aga nüüd mul on üks suur kõrv. nii, alustame sellest, et sinu laps ei ole sina ja see hambaarst, kus te lähete, ei ole see hambaarst, kuhu sina läksid, kui sa väike olid. See on väga-väga oluline, sest juba täna, Anu, sa võrdlesid mind sellesama tädiga, kes piilus uksest sisse. aga ma ei ole tema ja sinu laps ei ole ka sina. Ja see on üks väga suur asi, millest lapsevanemal tuleb kuidagi saada aru või siis leppida sellega. Ja teine väga suur asi, mis teeb kogu seda teekonda palju lihtsamaks, on arusaam, et ma ei tea, on see kahjuks või õnneks, aga hambaarst on enamasti esimene arst, kes teeb midagi lapsega, siis kui laps on juba teadvusel, ütleme niimoodi, teadlik. Et vaktsineeritakse, kui nad on väga pisikesed ja kokkupuude üldiselt meditsiiniga lapsel on väga piiratud, aga hambaarst satub lapse ellu suhteliselt vara ja liigub koos lapsega terve tema elukaare jooksul. Ma arvan, et hambaarst on tegelikult see arst, keda üks keskmine terve inimene näeb oma elus kõige rohkem, kõikidel oma eluetappidel. Ja niimoodi tulebki sellesse suhtuda. See ei ole, ma ei tea, Metropolitan oopera külastus üks kord elus, kus me paneme ennast pidulikult riidesse ja oleme väga närvis, kas me oskame seal kohvikus ilusti kooki süüa. ei, see on regulaarne, tavaline, väga lihtne meie elu osa ja niimoodi tulebki suhtuda. Me lähme koos lapsega, näed, me peame hambaid näitama, mina ei oska neid vaadata, hambaarst vaatab ja siis me saame teada, kas me peame oma käitumises midagi muutma või mitte. Ja nii lihtne see ongi. Tundub lihtne, on ju? Ja Juhul, just see, et mina ei oska neid oodata, see on väga hea, mina ei oska, keegi peab üle vaatama selleks, et just, oleks ilusad aga see hambad. ei ole mingi hirmus asi ja siis palun ärge hirmutage lapsi kodus jutuga, et sa pead hambaid pesema, muidu sul tekivad augud ja siis hambaarst peab puurima. Et ma olen ise seda kuulnud ka ja see teeb hambaarsti elu palju-palju raskemaks. ärge niimoodi palun tehke, sest vaene laps, ma ka ei tahaks tegelikult nagu minna kuskile kabinetti, kus on mingi inimene, kes hakkab mul midagi puurima, ma ei saa aru, mis see on. aga ema häälest ma juba saan aru, et see on mingi ebameeldiv asi, ehk siis hambaarstile minek ei ole karistus selle eest, et sa ei olnud piisavalt tubli ja ei pesnud hambaid, ma ei tea, sõid liiga palju komme. Noh, siin on küsimus huvitav, kuidas need kommid siis 3-aastase lapse koju nagu saavad? Ronivad üle siis nagu ukse ise vaikselt, et ikkagi see vale käitumine on pigem kodust nagu saadud. Ja kui sa oled juba tublisti lapsega kabinetis äh, ei rääkinud nagu hirmsaid jutte. Tulite vaatama, noh, mis sul seal suus toimub, palju sul hambaid on, saame teada, kas kõik on ikkagi hästi ja kui ilusad nad on ja puhtad. Siis palun usalda, kuula ja toeta arsti siis, kui sa oled kodus. Et kui hambaarst on öelnud, et hambaid tuleb ikkagi pesta 2 korda päevas ja õhtul ema vaatab üle,
kas hambad on puhtad, sest mõni pisik äkki jäi ikkagi suhu, et kuni laps ei oska veel kirjutada ilusa käekirjaga, ei ole võimeline ta ka hambaid korralikult pesema, see on väga keeruline kolmemõõtmeline kui ruumiline tegevus. Lapsevanem vaatab üle, et kui me lepime kokku kabinetis, et lapsevanem vaatab üle, siis palun tee seda, sest sa rikud kokkuleppeid ja annab lapsele luba hambaravikabinetis neid kokkuleppeid ka nagu rikkuda. Ja see teeb sinu lapse ja ka hambaarsti elu raskemaks, aga kes maksab? Sinu laps. Et jah, hambaarst on õnnetu, sina oled õnnetu, aga lõppkokkuvõttes maksab laps oma tervisega. Ja palun ära oota imet. Kui sinu laps ei näita sulle oma hambaid, kui sinu lapsega on väga keeruline teha mingeid kokkuleppeid, sest ta on selline laps, on selliseid lapsi, kellega on keeruline. Nad õnneks kasvavad enamasti sellest keerulisest hetkest välja. Ära oota ega looda, et hambaarstil on mingi võlukepp ja tema nagu oskab hüpnoosi teha niimoodi, et see laps, kellega sina kodus hakkama ei saa, käitub perfektselt. Kui ta tuleb juba hambavaluga, ta tuleb ärevil, ta tuleb õnnetu sinna kohale ja siis sa oled pettunud. Kuidas siis niimoodi, et me tulime siia, me ootasime seda vastuvõttu kuu aega ja ta ei teinud midagi, sest hambaarst ei ole võlur. Me töötame sellega, mis meil on enamasti natukene hirmul laps, kes on niisugune väike, õnnetu inimene, sest ta ei tea, mis hakkab toimuma ja see on minu töö, siin hakkabki minu töö kui hambaarsti töö. Ma selgitan, ma näitan, ma üritan saada aru, kui kõrgel või madalal lapse see hetke arusaam on, otsin sõnu, jällegi mängime, kui ebaõnnestub see protsess nagu ravi iseenesest, aga me ikkagi liigume väikeste sammudega. Midagi me loeme hambaid ja nii edasi, et siin on see usalduse koht, et kui hambaarst ütleb, et teate, me täna lugesime hambaid, ta oli väga tubli, me leppisime kokku, et me loeme hambaid üle ja me täna panemegi nagu stopi peale ja järgmine kord me jätkame samast kohast, liigume edasi. Ära ütle, et aga mul ei ole aega, et kui ma tean, millal me järgmist aega saame, et kuidas te siis ei ravinud hambaid? Usalda. Palun usalda. Nii, küsi midagi. ja ma nüüd tahan lihtsalt kõva häälega üle öelda, et mina sain aru, et kõigepealt on see lapsevanematele oluline selgeks teha iseendale, et mina ei oska neid lapse hambaid üle vaadata ja ka 3-aastane laps ise ei peagi oskama neid hambaid nii hästi pesema, sest sina oled ikkagi see, kes vaatab lõpuks üle ja kontrollib, sest see on kolmemõõtmeline tegevus ja laps, kes ei oska veel kirjutada, tema ei suuda nii palju tähelepanu pöörata õigetele asjadele. Siis lapsevanemana me peame toetama seda last ja mitte hirmutama ja vaatama, et need kommid ei roniks ise sinna 5. korruse korterisse sisse. Samamoodi pole mõtet neid lapsi kuidagimoodi traumeerida mingite sõnadega, et tuleb mingi tädi ja hakkab midagi sul suus puurima, siis kuidas me seda oskame üldse arvata, mis seal toimuma hakkab. Loomulikult see laps ei tee suud lahti ja pole vaja oodata ka imet, kui laps on ette valmistamata, siis see hambaarst kahjuks ei saagi seda suud lahti ja ravi tuleb järgmine kord jätkata. Minul tekkis see küsimus, et kui mina olin noor lapsevanem, sellest on nüüd palju-palju aega tagasi ja hetkel saan ma juba pöörata tähelepanu oma lapselapsele, siis minu arst soovitas lapsele enne magama jäämist kuni 2. eluaastani anda magusat meepiima enne magama jäämist, millele ei järgnenud hambapesu. Ja siis me imestasime, miks see hambakaar oli eest puudu. Kas see Kuidas oli sa seda hambaarst kommenteerid? või lastearst, kes See see oli oli? lastearst, see oli Ahah. lastearst. Väga tore tõdeda, et Eesti Hambaarstide Liit aktiivselt tegeleb perearstide koolitamisega sel teemal, sest kahjuks perearstid ja ka pereõed saavad infot suu tervise kohta ühe loengu ajal ja see on ka selline hästi nagu üldine. Üritatakse vaata või okei, ma võib-olla praegu ütlesin valesti, igatahes nad saavad väga vähest infot ja see info on hästi üldine.
et kogu hammaskonna kõik probleemid korraga nagu sinna perearstile nagu pähe toppida, siis kui ta tegeleb südamega, ma ei tea, mingi vähiga, nahaga, muude asjadega, et see tundubki neile ebaoluline. Aga on mõned hetked lapse, täiskasvanu ja siis vanema inimese elus, kus see suutervise teema muutub ülioluliseks ja kui perearst oskab õiget nõu anda, siis on nagu jah, see on väga tähtis ja mul on tõesti kahju, et lapsel küll oli väga hea tuju, aga hambad olid ära söödud. jah, jah. nii. täna ma oma lapselapsele enam meepiima ei anna, enne kui ta magama jääb. küll aga nüüd ma tean, et ma kindlasti vaatan üle ja meil on õnnestunud see ülevaatamine, nii et aga ma pean ise siis ka rohkem tähelepanu pöörama, sest see pole lihtsalt tegevus tegevuse pärast, vaid sellel peab olema ka ikkagi teatud tulemus. Ja kui ma nüüd ise käisin hambaarstil viimane kord, siis ma sain aru, et ka mul on veel õppimisruumi, kuidas neid hambaid selle uue hambaharjaga pesta. Mhm. Aga vaata, kui sa rääkisid nüüd need pidepunktid üle, sul jäi üks tähtis, väga tähtis asi märkimata, ilmselt ma ei olnud piisavalt selge oma sõnumis. Hambaarsti juurest käimine on regulaarne tegevus üle elukaare. See tähendab, et see on küll pidulik, ma tahaks küll, et minu juurde tullakse nagu peole aga see on selline regulaarne, ma ei taha siin hambaarste pisendada, ma olen ise hambaarst, aga me käime juuksuris regulaarselt, noh, naised, mehed, ma ei tea, mehed võib-olla sagedamini, nad käivad kogu aeg juuksed lõikamas, naised aeg-ajalt, lapsed ikkagi käivad ka ja sellest ei tekita enamasti draamat, et nüüd me lähme juuksurisse ja et see on selline nagu käik, mis on sinuga kogu elu. Sinu kõrval on hambaarst, kes jälgib sind ja siin ongi see, et see ei ole ühekordne tegevus, see on regulaarne ja me jätkame ja me käime ja seda oleks oluline siseneda endale ja ka lapsele. Et me nüüd alustame ja sa pärast jätkad sellega ise ja annad teatepulgaga oma lapsele üle. Et see on niisugune nagu läbi elu käiv protsess. see tõesti on väga pikk protsess ja mõnel on neid kordi rohkem, neid pidulikke kordi rohkem ja täna ka, et oleks vähe pidulikum, mul on ikkagi niivõrd ilusa nimega külaline kuld, ma kujutad ette, ma olin ka natuke kuldsemalt ennast riida, et pisut ka silma paista. aitäh sulle, Anastasia. Ja kui kellelgi on veel küsimusi, siis kindlasti pange need küsimused sinna alla chati ja järgmise korrani, järgmiste uute teemadega, mis iganes on tulemas ja täna siis kell 14.15 me püüame saada eetrisse koos Margitiga. aitäh sulle, Anastasia, see oli tore jutuajamine, mina sain küll targemaks, kuidas oma lapselapsega edasi käituda. Aitäh sulle kutsumast ja mul on hea meel, et vähemalt üks inimene on saanud targemaks, see ongi eesmärk saavutatud. just, aga tuli siiski üks küsimus Mari-Liisi käest, et kui palju mõjutab hammaste tervist näksimine võrreldes sellega, mida laps sööb? Näksimine on saatanast. kõige tähtsam suu tervise seisukohalt, mitte tarbitava süsivesiku kogus, vaid tarbitavate süsivesikute sagedus. kõige hirmsam asi, mis võib juhtuda täiskasvanuga, on suhkruga kohvi tass töölaual, mida ta lonkshaaval nagu päeva sees joob pidevalt. See tapab tema hambaid ära. kõige hirmsam asi mis võib juhtuda laste hammastega, on hooliv ja hoolitsev lapsevanem, kes paneb talle õunu ja jumala eest kuivatatud puuvilju lauale, sest need on ju head vitamiiniallikad ja laps peab vitamiine saama ja siis laps käib ja poole tunni või tunni tagant näksib väga magusat snäkki, sest kuivatatud puuviljad
äh, ei ole kommi asemel. Nad on hullemad kui kommid, nad jäävad hammastesse kinni ja nad on väga-väga magusad. Õunad on hästi magusad ja väga happelised. Et heal lapsel on suu kinni ja suu tühi, sest laps hingab nina kaudu, suu on tal kinni ja suus ei ole sööki ja ta sööb hommikusöögi ajal, lõunasöögi ajal, siis on oode ja siis on õhtusöök ja viimane asi, mis käib suus enne magama minekut, on hambahari. täpselt nii. aitäh, Mari-Liis, et sa küsimuse küsisid, sellepärast et ma usun, et väga paljudel neil, kes praegu ka kuulasid, võivad olla need kohvitassid koos suhkruga laual ja kõik need puuviljad, mis tunduvad ju kõik väga ilusad, aga võta näpust, peaks muutma harjumisi. aitäh kõigile ja kohtumiseni järgmisel korral, ilusat reedet! aitäh!